ja selle tulemusena pall tagasi ka Kalevile. Premium-liiga tabelis siis hetkel Tallinna Kalevil 11 punkti ja Tammekal 8, nii et tõepoolest tõeline nõndanimetatud 6 punkti kohtumine, sellepärast et Tammekal võimalik siis tõusta konkureerima Infoneti, Transi ja Kaleviga, samas kui kaotus jätaks neid siis sinna 9. kohale veelgi kindlamalt. Tõsi, Tammekal on mõned mängud varuks, mida nad siis kevadisel perioodil seetõttu ei saanud mängida, et Tartus ei ole nõuetele vastavat kunstmuruväljakut. Tenno, Tamm ja Tamm otsib siis ees spurtivat Jõgi ja Ivanovi, aga see pall läheb üle Tallinna Kalevile. Kui Tallinna Kalevil on Aladin Sisits see mees, kes on tavapäraselt ees jooksmas ja vastase kaitset kimbutamas, siis Tammekal on Georgi Ivanov selleks meheks, kelle peale kindlasti üritatakse ja kes võiks neid rünnakuid lõpetada moel või teisel. Tšegodajev, Sisic ja otsitakse vasakul äärel Tomsonit, aga seal on Paju vahel. Prempeh siis klaaris olukorra, Tammeka keskkaitsja. Tenno, vasakul on Tiirik, aga Tenno jääb seal nüüd hätta ja Toomas Nõmmiste fikseerib vea, toob selle olukorra tagasi ja Ats Sillaste siis sedapuhku määrusi rikkumas. Ja Tiirik läheb palli taha. See on küll võib-olla natuke kauge pealelöögi jaoks, aga kui see karistuslöök oleks mõnevõrra lähemalt, siis kindlasti Kristjan Tiirik üritaks ka otse peale lüüa, sest nii nagu ütleb täna Tamme staadionil olev plakat, on ainult üks Kristjan Tiirik, siis tegemist on tõelise karistuslöökide meistriga ajalooliselt olnud. Vanasti, siis kui Tammeka veel esiliigas mängis ja tõusis ka kõrgliigasse, siis kui 20 meetri raadiusest karistuslöök saadi, siis Tiirik alati neid lööke sooritas ja praktiliselt võrdus selline karistuslöök penaltiga, sest et Tiirik realiseeris neid väga suure kindlusega. Tõsi, viimasel ajal on mees rohkem tegelenud treeneritööga ja vahepeal lausa oli Tammeka peatreener ja loobus siis teatud perioodiks ka kõrgemast jalgpallist. Nüüd on ta siis tulnud tagasi ja jätkab Tammeka kaptenina. Nii et kindlasti tema karistuslöögid ei ole enam võib-olla need, mis aastat 5, 6, 7 tagasi. Sillaste. Stepanjan. Ja vahetab väärt. Seal on Tšegodajev. Ja Tšegodajev mängib siis rahulikult tagasi Savitskile. Miks Sillaste? Mängib vend Atsile. Vaetatakse äärt ja vahele siis tuleb teine keskkaitse Vui. Nüüd Tšegodajev annab pika. Vabandust, Vui andis siis pika palli ette, aga see läheb siis Tammeka väravas seisva Andrus Lukjanovini, kes siis paneb palli kiirelt mängu ja Rauno Tutk, Tammeka keskkaitsja on siis see, kes alustab. Pikk pall sinna Kristjan Tiiriku suunas, aga see läheb pikaks ja Stepanjan kontrollib. Sillaste nüüd. Sisits jookseb ja Sillaste üritab siis mängida sinna, kus on Japitši, aga see sööt lõigatakse vahelt. Ja Jõgi siis nüüd blokeerib selle olukorra ja Tšegodajev saab uuesti õiguse pall sisse visata. Tammeka on sellel aastal hoidmas esikohta
keskmise publikunumbri osas, nimelt 532 inimest on esimestel Tammeka kodumängudel keskmiselt käinud, nii et kindlasti on see väga hea number ja hetkel on nad sellega Premium-liiga suveräänsed liidrid, samas kui Tallinna Kalev paistab omakorda silma ühe teise näitajaga, mis ei ole niivõrd positiivne, ehk siis kollased-punased kaardid. Tõsi, seda meest, kes on võib-olla kõige rohkem furoori tekitanud, ehk Kristo Kägot täna mängus ei ole, sest peab ta siis kandma hetkel mängu keeldu. Vaatame siis, kas see ka Tallinna Kalevi tänast mängu muudab ja kas neid kaarte on vähem. Siin nüüd eksitakse määruste vastu ja viga Tšegodajevi poolt Heiko Tamme vastu. Näeme siis ka korduses, Tšegodajev jääb hiljaks ja Tamm saab siis vastu jalga korraliku obaduse. Toomas Nõmmiste siis rahustab olukorda ja ei hakka siis mehi kollase kaardiga karistama. Üritab Tammeka siis kiiresti lahti mängida, aga kohtunik näitab, et mängime vilega ja palub siis uuesti. Tamm on palli taga ja Tenno pakub ennast. Tamm otsustab palli sinna karistusalasse saata ja Mbongo pääseb peaaegu et löögile, aga ei suuda siiski palli päriselt kontrollida, aga hea võimalus. Vaatame siis korduses ja ei saa Savitski seda olukorda kontrollida ja Mbongol oli peaaegu et tekkimas võimalus, võib-olla võrdleks ta natuke selle Kristjan Viikme võimalusega Valgevene vastu. Seal olukord oli küll selles mõttes teistsugune, et Viikme sai tsenderduse rohkem äärelt ja lihtsalt ei ulatunud esimeses postis olles pallini. Siin siis Mbongo oli tagumises postis, aga ka ei ulatunud pallini ja läks siis üle, aga 10 minutit Tamme staadionil mängitud ja seis 0-0, mis kindlasti mitte kumbagi sakslasest peatreenerit ei rahulda, sest kui meeskondade kohad on 8. ja 9. Premium-liigas ja sul on välismaalasest peatreenerid, siis kindlasti on mõlema võistkonna ambitsioonid oluliselt kõrgemad, sest teadagi välismaine peatreener ei ole mitte odav lõbu. Sillaste. Sillaste jääb nüüd pikalt ootama, aga siin Japitšin murrab keskele ja teeb ka hea pealelöögi ja Lukjanovit see veel mitu korda põrkab maha. Aga lõpuks siis püüab ja esimene selline ohtlikum moment ja pall siin enne Lukjanovit veel põrkas, aga ei saanud siis sellist põrget, mis oleks seganud Lukjanovil püüdmist. Evui, Tomson toob palli keskele ja üritab nüüd ise kaugelt lüüa, aga see löök läheb juba selgemalt mööda. Aga Kalev on nüüd aktiviseerinud oma mängu. Ja uuesti kaotab Tammeka suhteliselt kiiresti palli. Taaskord paremale äärele Sillaste. Tiirik jõuab tagasi ja Sillaste on sunnitud siis mängima paremkaitse Stepanjanile. Stepanjan taaskord otsib sellist pikka palli sinna Sisitši suunas ja Sisic mängib siis Tammeka keskkaitsa Prempechi vastu ja seekord jääb siis Tartu mees peale. Ivanov ei suuda nüüd siin palli piisavalt kontrollida, jääb ruumi väheseks ja Audi sisse viis omakorda Kalevile. Stepanjan taaskord otsib pika palliga sinna keskele ja mitmed puhku seal Tammeka kaitse ja poolkaitseliini vahel on neid kohti, kuhu see pall põrkab ja sealt on edasi siis võimalik olukordi tekitada juba Altuntagil. Siin nüüd viga ja mehed lepivad omavahel ka spordimehelikult ära. Mbongo siis tagant tõmbab
takistab siis Altuntaagi läbiminekut. Ja Kalevil taaskord siis kasutada võimalus pall trahvikasti tsenderdada ja suured jõud on sinna viidud, tulebki pikk pall, aga see läheb sinna taha posti, aga ühtegi valget särki seal vähemalt hetkel ei olnud, nii et Lukjanov saab taaskord palli mängu panna. Ja ees on siis pikk mees Georgi Ivanov kindlasti, kes seda palli noolimas Ivanovi suunas tulebki, aga võidab siis tegelikult Sillaste selles olukorras võitluse Ivanovi vastu, nii et nagu näeme, siis pikkus ei ole kõik, ka kohavalik ja hüppevõime ja kogemused on need, mis maksavad ja sedapuhku siis tõid Mikk Sillastele selle õhutulli võitluse, aga nüüd on juba pall Tiiriku käest. Tiirik, kas saab tsenderdada? Siin on suluseis. Nüüd Kristjan Tiirik mängis siis palli Siim Tennole ja Tenno omakorda andis tagasi Tiirikule, aga Tiirik siis sellel hetkel, sööduhetkel oli suluseisus, näitab abikohtunik Raul Kaivoja. Ja ei lähe siin pall üle küljejoone. Ja taaskord jääb nüüd see teisele puhul jääb siis nurgalipp ette ja Sisits mängib piisavalt edukalt, et võita siis pall endiselt Kalevi valdusesse ja kas saab nüüd tsenderdada sinna ette posti ja siit teenitakse, ei mitte nurgalöök, vaid auto sissevise. Taaskord üritatakse leida seal Aladin Sisicit, aga selles olukorras on Tammeka kaitsed seal liiga palju tema ümber ja jääb ta siis olukorras alla ja olukorrast välja, nii et pall üle otsajoone ja Tammeka väravat Andrus Lukjanov saab selle siis taaskord mängu panna. Veerand tundi Tamme staadionil mängitud 0-0 ja hetke ehk parim võimalus oli Tallinna Kalevil ja Serhat Japitšil. Tema löök siis lendas, oli küll nõrk, aga tegi siis mõned sellised põrked seal maapinnal, aga oli Lukjanovile siiski suhteliselt kerge saak ja Tammeka poolelt siis Mbongo selline pealöögi olukord, kus ta ei suutnud siis palli päriselt hästi tabada ja oli natuke tasakaalust väljas. Tamm otsib ette Tennot. Tenno, kas saab tsenderdada, seal on keskel nüüd Ivanovi tagant Tiirik oma löögi teeb ära parema jalaga, aga õhust ja ei suuda siis jõudu selle löögile taha saada. Sillaste nüüd vahetab väärt ja Tomson ei saagi õieti aru, aga seal eksib Tammeka paremkaitsja Paju päris sellises süütus olukorras. Ja siin nüüd veel Kristjan Tiiriku olukord korduses, lööb liiga vastu maad selle palli, ei saa päris hästi pihta, sest tegelikult löögi positsioon on hea ja Alen Stepanjan on olukorras tegelikult väljas ja saab ainult üritada siis seda lööki blokeerida, nii et hea avanemine Tiiriku poolt ja hea tsenderdus siis Siim Tenno poolt, mees, kes on esindanud ka Eesti meestekoondist. Tenno pika palliga Ivanovi suunas. Ja pall jääb endiselt Tammekale. Ja Kalevil kas avaneb siin kiire vasturünnaku võimalus, aga kiirelt on pall tagasi Tammeka valduses. Tamm mängib Mbongole. Mbongo toob palli keskele ja seal Tomson eksib määruste vastu.
kiirelt mängib Tammeka lahti. Tamm, kas saab senderdada? Ivanov ja seal tuleb siis Savitski välja, aga tegelikult palli olid siis noolimas Tammeka poolt nii Ivanov kui ka Jõgi. Sillaste. Sillaste pääseb Lorentsi vastu läbi, kas saab ka senderdada? Senderdus jääb nõrgaks ja Tutk on seal vahepeal. Tenno nüüd uuesti kiirelt. Mängu tempo on suhteliselt selles mõttes kõrge, et edasi-tagasi küllaltki palju vahetatakse ääri ja küllaltki varieeritakse. Mõlemad poolt üritatakse kiiresti ääred lahti mängida ja leida neid senderdusvõimalusi. Tiirik läheb nüüd 1-1 tegema ja saab ka mööda ja väga hea sööt ja sellest olukorrast tuleb 1-0. Kristjan Tiiriku suurepärase eeltöö realiseerib väravaks Tammeka Martin Jõgi. Ja Tammeka fännid on loomulikult rõõmsad. 19. minut ja Martin Jõgi 1-0. Kristjan Tiirik siis näitas koha kätte Alen Stepanjanile siin vasakul äärel. Ja Danil Savitski Kalevi väravas oli võimetu. Vaatame siin uuesti olukorras. Tiirik läheb Stepanjani vastu suhteliselt kergelt mööda. Senderdus ja Jõgil ei ole muud teha, kui pall väravasse lükata. Tiirikult siis suurepärane eeltöö, nii et 1-0 on tartlased asunud juhtima ja kui te nägite Tammeka fänne kasutamas siis selliseid erilisi efekte, siis kõigile televaatajatele ka teadmiseks, et fännigrupp on selle jaoks taotlenud siis ka loa, hankinud erinevad kooskõlastused, nii et tegemist täiesti reeglitepärase tegevusega siin Tamme staadionil. Aga nüüd on siis Frank Bernhardil Kalevi treeneri pingil mõtteainet küllaga ja vaatame, kas mõtleb ta midagi välja, sest Tammeka oli võtmas tuure üles juba mitme eelneva rünnakuga ja Tiiriku selline, taaskord Tiirikult suurepärane üritus ja taha nurka ja Savitski toob suurte raskustega selle olukorra ära. Vaatame korduses, kas läheb pall. Vaatame uuesti taaskord siis Stepanjani vastu liigutuste selline kaval löök sinna taha posti suunas ja täpselt taha posti taga maandub, ei ole Savitski käsi seal vahel ja väga ootamatult Savitski ei olnud selleks päriselt valmis, et see löök sellisena sealt välja kukub. Nii et vanameister Tiirik on tuntud headuses ja siis õigustab seda plakatit, mis siin Tamme staadionil täna üleval on, et on ainult üks Kristjan Tiirik. Taaskord Tiirik. Tenno on äärel, aga Tiirik mängib keskel Ivanoviga. Ivanov ei leia siit söödule jätku ja nüüd teeb siis Karu vastu vea. Sillaste mängib Tomsoniga kokku kiirelt. Ja Tomson nüüd Lorentsi vastu. Endiselt Tomson palliga. Karu. Keskele sinna Altutagile. Ja hea löögivõimalus on, aga siin selles olukorras Tšegodajevi sooritus läheb kõrgelt ja kaugelt üle värava. Lukano paneb pika palli mängu. Ivanov võitleb, aga taas on üks vendadest Sillastest siis see, kes Ivanovi selles õhuduelis võidab. Siin nüüd määruste rikkumine Mbongo vastu. Ja kaadris siis Tammeka kapten Kristjan Tiirik tänase mängu kõige siis
silmapaistvam hetkel. Esimese värava eeltöö pluss siis löök posti, nii et õigustatud Tammeka fännid hetkel laulavad, on ainult üks Kristjan Tiirik. Siin aga suluseis, mille fikseerib siis Raul Kaivoja ja Savitski saab palli mängu panna. Sillaste. Karu. Tomson on siis liikunud nüüd keskele äärelt ja Aladin Sisic on läinud vasakule äärele Tomsoni asemel. Nii et selline vangerdus siis Frank Bernhardilt. Pikk pall ette sinna Japici suunas ja Japici teeb selles olukorras vea siis Prempechi vastu. Kõva kahevõitlus siin käis ja lõpuks siis Japicile viga. Prempech alustab pika palliga, taas kord sinna Ivanovi suunas. Nüüd saab Ivanov edasi lükata, värava autor Martin Jõgi. Jõgi siis ei või vastu. Endiselt Jõgi palliga ja ei teeni. Pall jääb siis Kalevile selles olukorras. Tšegodajev saab palli mängu panna. Altuntag. Aga Altuntag kaotab väga lihtsalt palli ja taas kord keskele teravalt Tiirikule, kas jõuab pallini, mängib kannasööduga, aga seal ei ole ühtegi mees seda söötu vastu võtmas. Tiirik tuli siis olukorda nüüd tagasi, oli suluseisus, aga kuna ta palli ei mänginud, siis kohtunik ka lippu ei tõstnud ja mäng jätkus palli Kalevi kätte. Tomson nüüd, kas jõuab pallini ja Tomson Sillaste. Keskel on tal nii Tomson kui Japici annab sinna taha posti, aga jõuab viimasel hetkel Prempech vahele. Japici ja Tomson oleks olnud seda palli siis hästi noolimas, nii et Prempech on keskkaitsepaar siis Tammekal koos Rauno Tutkiga ja siin ohtamatu kauglöök, mis raksatab omakorda siis Tammeka värava raamidesse. Hakkasin just rääkima Tammeka keskkaitsetest, Tutkist ja Prempechist, siis Tammeka on sel aastal ainult 1-0 mängu teinud senise 10 mängu jooksul, nii et nende meeskondlik kaitsetöö, mitte ainult kaitseliin, vaid meeskondlik kaitsetöö on olnud kindlasti üks murelapsi. Stepanjan, Sillaste. Evui, Altuntag, vasakule äärele, kus on Tšegodajev, Evui, Karu, Sillaste, uuesti Karu, paremal on Stepanjan. Üritatakse nüüd siis rohkem lühikese sööduga. Nüüd Sillaste pikk pall, aga sinna, kus ei ole ühtegi oma mängijat. Ja Evui siis katab seda palli, aga pall jõuab siis tagasi Danil Savitskini, nii et vaatame nüüd uuesti seda lööki korduses, mille teeb Altuntag ja ristnurka see pall lendab. Lukjanov oli tegelikult sellest olukorrast välja mängitud, kui oleks see pall mõnevõrra madalamale läinud, siis oleks viigiseis ka jalul olnud, nii et hea pealelöök siis Altuntagilt. Nii kõvasti väravaraamid küll ei värisenud, kui aasta tagasi, kui Eesti koondis siin mängis, siis Eesti-Soome Balti turniiri kohtumises Konstantin Vassiljevi karistuslöök lendas värava põiklatt ja see latt värises ikka päris tükk aega ja see raksatus, mis üle Tamme staadioni toona kaikus, on Tartu jalgpallifännidel siiamaani meeles. 28 minutit seda kohtumist mängitud ja Martin Jõgi väravast on koduvõistkond Tartu Tammeka juhtimas 1-0.
Sillaste. Ja Pitši. Karu. Karu mängib tagasi Altuntagile, Altuntag ühe puutega, aga ei jõua see sööt sinna äärele. Tenno. Tiirik. Tiirik üritab panna siis pika palli sinna kaitseliini selja taha Ivanovi peale ja Ivanov jõuab seal nii palju segama, et Savitski on sunnitud selles olukorras välja tulema, aga pall läheb siis Ivanovist out'i ja out'i sisseviskeks läheb, ei suutnud siis päriselt keskkaitse Sillaste ja väravaht Savitski seda olukorda ära klaarida, sest tegelikult mõlemad jõudsid olukorda varem kui Ivanov, aga Ivanov siiski suutis veel Savitski klaarikslöögi blokeerida. Uuesti Ivanov. Tenno. Ja Tenno vahetab väärt. Kas jõuab pall Tiirikuni? Jõuab. Tiirik taaskord Stepanjani vastu, kas läheb uuesti tegema ja läheb ja taaskord läheb Stepanjanist mööda. See oli väga sarnane sellele, mis juhtus enne esimest väravat, nii et Tiirik taaskord läks Stepanjanist mööda, murdis karistusalasse, tegi head senderdus, ainukene vahe, et seal, kus oli Martin Jõgi eelmise värava puhul, seal teda seekord mitte ei olnud ja tagapostis oli Heiko Tamm, kelle löök läks väravast mööda, nii et taaskord suurepärane võimalus Tartu Tammekal. Ja Pitši. Pitši annab sinna Tomsoni suunas läbisöötu, aga läheb see pikaks. Lukjanov paneb siis palli uuesti mängu ja pool tundi esimesest poolajast selja taga ja 1-0 siis Tartu kodupubliku rõõmuks juhtimas Tammeka selles Premium-liiga 6 punkti mängus Kalevi ja Tammeka vahel. Tegelikult siis 6 punkti mäng, millest saab 3 punkti. Ja siin nüüd apelleeritakse veale. Paju siis paremkaitsja, Tartuste paremkaitsja läheb siis ja võidab selles olukorras palli. Vaatame korduses ja Aladin Sisic on see, kes kukub. Tundub vähemalt selle korduse järgi küll, et lõi ta selle palli minema ja Sisic tõenäoliselt sai küll jala pihta, aga kukkus siis mõni hetk hiljem, kui olukord oli juba läbi. Igal juhul peakohtunik Toomas Nõmmiste siin viga ka ei näinud ja Sisic saab kindlasti mängu jätkata.